See on üks väga tähtis teema. Eelmistes loengutes vaatasime ja kuulasime, kuidas genereerida helisid Schmitti trigeriga multivibraatori ning 2 erineva valjuhääldi abil. Nüüd paneme multivibraatori külge mõlemad valjuhääldid korraga ning märkame omapärast efekti. Selles loengus näitame efektse näite abil, miks on vaja igal elektroonikaseadmel suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatorit toiteallikaga paralleelselt. Nagu eelmistes loengutes seletatud, ühendame piesovaljuhääldi otse Schmitti trigeri väljundi külge. Elektromagnetilise valjuhääldi ning trigeri väljundi vahele paneme suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatori, näiteks 470 mikrofaradit. Kõigepealt leiame skeemis mõlema valjuhääldi jaoks õige koha, seejärel võtame elektromagnetilise valjuhääldi ühe otsa lahti. Kuulates heli ja vaadates helispektrit märkame, et teise valjuhääldi külge ühendamine muudab helisagedust umbes pool tooni madalamaks. Põhjuse saame teada, kui vaatleme selle skeemi toitepinget oszilloskoobiga. Oszilloskoobi ekraanil on 3 signaali. Kollane on pinge kondensaatoril, me oleme seda eelmistes loengutes juba näidanud. Sinine on pinge toiteahelas, alalispinge ehk DC režiimis. Pingeskaala on 2 volti ruudu kohta, seega toitepinge on umbes 9 volti. Aga on näha, et pingejoon on hambuline. Seepärast vaatame sama toitepinget oszilloskoobi roosa sisendiga vahelduvpinge ehk AC režiimis. Roosa signaali pingeskaala on 100 millivolti. Ühes eelmistest loengutest rõhutasime, et Schmitti trigeriga multivibraatori sagedus sõltub toitepingest. Praegu on multivibraatori sagedus kondensaatori laadimise ajal 1 ja tühjenemise ajal 2. Kõik omakorda sõltub koormusvoolust ehk valjuhääldi valikust. Oszilloskoobi ekraanil näeme, et toitepinge muutub umbes 100 millivoldi piires. Kondensaatori laadumise ja tühjenemise ehk siksaki tõusu ja languse ajal erinevad toitepinged umbes 100 millivolti. Kui on külge ühendatud väikse takistusega elektromagnetiline valjuhääldi, tarbib skeem Schmitti trigeri ühes seisus nii palju voolu, et pingelang tekib vooluallika sisetakistusel. Toitepinge silumiseks kasutatakse kõigis elektriskeemides suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatorit, mis on ühendatud toiteallikaga paralleelselt. Tavaliselt piisab ühest kondensaatorist terve skeemi jaoks. Olenevalt skeemist peab elektrolüütkondensaator olema suure mahtuvusega vähemalt 470 mikrofaradit. Kõrgema sagedusega töötavates skeemides soovitatakse panna iga mikroskeemi jaoks keraamiline kondensaator mahtuvusega 0,1 mikrofaradit. See monteeritakse mikroskeemile võimalikult lähedale, päris toite väljaviikude juurde. Kui skeem on keeruline ning toiteahelad on pikad ja peenikesed, siis on soovitatav paigutada elektrolüütkondensaator just vooluallika ligidusse, mitte mõnda kaugemasse nurka või sinna, kus ruumi rohkem on. Elektrolüütkondensaatorid on suhteliselt suuremõõtmelised detailid,
võib juhtuda, et pisikeses elektroonikaseadmes võtab lõviosa ruumist just toite silumise elektrolüütkondensaator. Nüüd on toite ahelas 1000 mikrofaradit ja sagedus ei sõltu enam koormusest. Kümme 000 mikrofaradit ei tee olukorda ei paremaks ega halvemaks. Praegune detailide komplekt on väga sobiv kombinatsioon efekti demonstreerimiseks. Siin on koos suhteliselt väikese takistusega valjuhääldi ja suhteliselt suure sisetakistusega 9-voldine patarei. Samasugused toitepinge kõikumised esinevad suuremal või vähemal määral kõigis elektroonikaseadmetes, olenemata sellest, kas keegi seda valjuhääldega kuuleb või mitte. Edaspidi paneme kõigis elektroonikaseadmetes toiteallikaga paralleelselt suure mahtuvusega elektrolüütkondensaatori.